Ühel päeval kirjutas mulle minu head tuttav fotograaf Maigi, et läks pildistama hobustega. Nii et täna on see shooti päev. Mul ei ole just eriti tihti kella 9 sellist meiki näos. Ma sirgendasin eile õhtul juukseid kell 11. Ja kui paljudel inimestel on see probleem, et nad teevad lokke ja need ei püsi, siis minul on see, et ma sirgendan juuksed ja need ei püsi sirgena, sest et need on juba laines. Aga vähemalt need on sellised talitsetud lained. Ja ma panen omale sellist volüümipulbrit juurtesse, see peaks tegema juuksed palju volüümikamaks. Eelmine kord, kui ma käisin siin samas meigis, lehvitage, siis ma sain seda pulbrit proovida ja nüüd ma ostsin endale ka. Kuidas ma seda panema peaks? Kas nagu lihtsalt panen nii ja siis siia? Veits raputad ja siis ajad sõrmedega. Tegelikult on nii ka hea, kui sa saad pea alla vaata ja siis lihtsalt sahitsed juustes. Põhimõtteliselt igale poole lihtsalt suvalt, jah? Aga mitte väga palju. Minust väikest vahet on juba praegu näha, vaadake, see on nagu natukene just siit kohast nagu rohkem üleval kui see pool. Nii, minu arust kohe palju parem. Me oleme tegelikult Caramel stuudios. Me oleme Keviniga käinud siin niisama kahekesi fotoshootimas. Neid on teile. Seda fotostuudiot saab rentida Tartus. Nii et me oleme suht palju seda rentinud, et niisama käia ise pilte tegemas meie fotokaga. Nii, ja see on teine ruum. Siin on see basic pildistamiskoht ka. Eriti näha ei ole, aga tegelikult tuiskab päris korralikult ja tuul on hästi tugev. Nii, oota, millal sa load ära tegid? Novembris. Novembris? See pole siis ammu? See on mingi paar kuud taga, ei, isegi kuu aega. Hirmus ei ole sõita sellise ilmaga praegu nii värske autojuhina või? No ma ei tea, täna on mingi õudne tuul lihtsalt, mis ma tunnen, et auto hakkab veits nagu, et sa pead räigelt rooliga hoidma, et sellist sõitu ma ei ole enne teinud, aga muidu ei ole nagu väga. Sa tegid mingi TikToki ka vist lubade teemal või? Jaa, no ma tegin 5 aastat lube üldse kokku. Miks siis nii kaua läks? Sest pole esimese õpetajaga üldse kuidagi ei vedanud niimoodi, et no ma julgen öelda, et ma sain suht korraliku siukse trauma nagu sealt. See rikub päris ära ja sellega? See rikkus minu jaoks tõesti ära, sest et minul kadus täielikult motivatsioon ja kõik ära nagu tookord sellega ja siis ma ei tahtnudki sinna enam väga pikalt tagasi minna. Ja see ei olnud nagu see teema, et ma oleks nüüd 5 aastat järjest neid lube teinud, vaid ma tegin ikkagi niimoodi, et suurte aastate pikkuste pausidega neid lube. Ja lõpuks, kui ma kätte võtsin, ma tegin mingi 2,5 kuuga ära, nii et tegelikult on kõik väga võimalik ja väga kiiresti saab need ära tehtud, sul peab lihtsalt tahtmine olla. Ja see tahtmine on üks asi. No minu sama, no mul ei ole siiamaani lube, on ju. Ja põhimõtteliselt mul oligi see, et ma alustasin küll juba vist 11. või 12. klassis, ma ei tea, mis ajal me hakkasime koolis. Ja ma sain autokooli tehtud ja tegelikult ma sain esimese korraga arkistjooria tehtud. Esimese korraga. Ja siis ma läksin eksamile, sõidueksamile. Arki omale siis või? Arki omale, jah, sõidueksamile. Ja esimesel korral esiteks täiega lund tuiskas, sula oli, samal lörtsi sadas, nii et kojamehed käisid. Ja siis oli see, et minu eksamineerija, ta oli nii kuri. Põhimõtteliselt juba enne sõitma hakkamist oli nagu, ma olin ilmselt viimane see eksaminant ka tal nagu sellel päeval, see oli mingi õhtupoole. Ja ta oli nii kuri ja närviline ja siis ma olin juba ise närvis ja siis ma reaalselt nagu sain mingi 10 mintsa vist sõita ja siis ta juba võttis üle ja ma nagu olin mega kurb. Ja siis ma mõtlesin, et okei, panin uue aja ja teisel korral oli lihtsalt see, et seal on 3 harjutust, mis sa pead 10 minuti jooksul tegema. Ma ei saanud 10 minuti jooksul tehtud neid harjutusi, aga viimase harjutuse põhimõtteliselt ma pidin tegema arki ees, kui ma olin kogu eksami ära teinud juba. Ja ma pidin parkima arki ees ja ma ei saanud seda nagu 10 minuti sisse, nii et ma kukkusin arki ees põhimõtteliselt läbi ja nüüd ma ei olegi mingi 4 aastat uuesti proovinud ja mul on tegelikult ka see, et ma hullult kardan sõita.
ja mul oli ka enne täpselt sama teema ja mul ei olnud nagu sellist tahtmist. Ja seda aga ka. see ongi, ma näengi, et see tahtmine peab sul nagu tulema ja olema, et muud moodi nagu kui ma mõtlen, mul enne ka ei olnud nagu sellist hullu tahet või asja ja siis ma ei viitsingi ja polnudki sellist nagu tahet ja sõitsingi selle potiga kogu aeg ja tundus, et kõik asjad saab nagu tehtud, et ja mul on nagu siiamaani see, et ma hullult kardan ja ma mõtlen nagu samas nagu inimene, kes kardab autoga sõita ja ta ei julge sõita, nagu selle inimese koht ei olegi liikluses, see on nagu ohtlik kõikidele ja kõik käivad mulle hullult pinda, millal sa teed ja ma tahaks lube, muidugi ma tahaks nagu, kes ei tahaks lube, see ikkagi annab sulle vabaduse, vaata, aga ma lihtsalt nii kardan ja ma pean sellest kartusest üle saama. Tead, ma ütlen, et sul tuleb see hetk, kui sa tunned, et nüüd on täpselt see õige hetk ja nüüd sa nagu teed need asjad ära, et enne ei olegi tegelikult mõtet pressida, aga kui sa niikuinii praegu hakkama saad niisama. Ja, sest ma mõtlengi nagu sama, et võib-olla mingil hetkel paari aasta pärast ma tunnen, et nüüd ma olen nagu enesekindel, ma tunnen, et ma saan autosõitmisega hakkama, vaata. Ja. Kui sa võtad selle uuesti kätte, siis sa ei tohi jätta seda enam pooleli, siis sa pead lihtsalt panema nagu tank kõigest üle lihtsalt ja tegema, et kui sa korra jätad uuesti pausi sisse, siis täpselt sama stsenaarium läheb edasi. Kunagi ma teen lood ära. Üks päev, mis iganes see koot on. Ja, mina usun sinusse. Praegu ma olen Kevini Passenger Princess. Ma ei tea, miks leiti valida, siin on nii palju ilusaid. Mulle kaida meeldib see värvi, see kuidagi, siin on kõlaneed ka. Mis sa arvad? Ma võiks võtta. Roosa. Okei, ma proovin roosat. Hästi lühikesed retuusimaterjalist nahavärvi püksid. Ehk siis kui nagu tooga... Tõesti. Mis sa teevad seal? Tabatud tead. Jaa, see hoiab ilusti. See võiks olla vaata niimoodi hästi ümber, niimoodi, aga ma ei tea, kas see nii ümber, kas seda saab reguleerida. Äkki mingi paalaga saame kinni sõidada? Ma tunnen, et nagu ma läheks pulma. Kevin, see on sulle. 1. 2, 1 ja hakka tooma. Aga saad sa aru kirmus see oli või? See oli niimoodi, et ma läksin duši alla, võtsin retuusid jalast, panin need voodi peale, tulin tagasi, panin samad retuusid jalga, 20 minuti pärast tundsin siin kohas, saad sa aru, et midagi nagu valus on. Ja hakkasin nagu sügama, siis tundsin käe peal midagi, võtsin välja suur must ämblik, ammustas mind püksist. Läks õigesse kohta vähemalt. Ma 2 nädalat kontrollisin iga kord püksid üle, kui ma jalga panin. Ja ma tean, ma nägin ükskord öösel, kui ämblik tuli mu pea pealt, et peaaegu nagu ta oli ninani jõudnud ja ma magasin 2 nädalat tekk üle peas, kui teadsin, et 8 ämblikud nagu aastas süüakse ära, et see oli nagu ta oli mu suhu tulemas nagu. Panen teile sauna sooja või? Ma ei tea, tegelikult ma arvan, nii hulluks ei lähe. Soojuspumba pealt võite panna 30 peale. Ma olen talisupled, nii et ma kannatan külma. Lähme kasukaga selga ja... Ja siis võtta kasuka ära. Et siis võib kasukas seljas ka sul olla täitsa. Issand, nii kõrgel. See on väike. Nii, nüüd astu siia peale. Tal on oksad pea, ta ei ole. Kus ma kinni võin võtta? Lakast. Oi, kui tupli! Nii, ja kleit nüüd siis ka. Nii palju olla, et tal väga ei jää jalgu näha, kas sa saad piiguga. Oota. Kus sa lähed? Oot, nii. Ma tea, rohkem voo. Arva, ma ei tea. Tulebki tuppa. Oh my god, ta on mingi maja suurune ju. Tere! Nii, outfit number 2. Nii cool! Nii. Ma olen nii väsinud. Jõudsime tagasi umbes 3:30 ajal ja ma hakkasin kodust minema enne 8, ehk siis mingi, ma ei tea, 6 tundi läks või. Külma käes olemine ikka väsitab. Ja mul on tegelikult see, et muidu mul hakkab hästi külm.
hästi kiiresti õues. Aga kui ma pean pilte või videoid tegema, võt siis mul ei hakka küll. Mul läheb nagu adrenaliin lakke ja siis mul on soe. Senikaua, kuni ma pildid ära teen. Nüüd ma ootan siin Kevinit ja tellin sushit. Sest et Mais Sushis on praegu kogu menüü -40%. Ma ei saa seda võimalust käest lasta, et ma ei telli sushit, kui see on -40%. Aga ühtlasi ma ei saa aru, kuidas see saab olla 40%, sest et nagu, kuidas nad teenivad midagi. Aga ma ei kurda selles mõttes. On aeg kõige meeldivamaks hetkeks ehk müügi mahavõtmine. Huvitav, kuidas ma need ripsmed maha saan. Kas need tulevad niisama ka või? Jaa. Need on need tutikud. Nagu ma tahaks rohkem kanda kunstripsmeid just üritustel eriti, aga ma ei oska neid ise panna, ma olen proovinud. Võimatu. Missioon võimatu reaalselt. Ma ei saa aru, kuidas inimesed panevad need. Ma oleks nüüd tegelikult vist veega maha võtta need, aga... Sest et esiteks, need tulevad mul tunni ajaga lahti, nad ei püsi mul mitte kunagi ja need jäävad üli ebaühtlased. Ja ma tean, et see on harjutamise asi, aga ma kannan neid nagu nii harva, et ma ei saa harjutada ka. Ja siis ongi see, et ma ei julge sellele üritusele nagu päriselt minna nende ripsmetega, sest ma kardan, et need tulevad ära ja siis ma olen lihtsalt üritustel nagu kole, sest et mul on pooled ripsmed ära. Ja ma ei taha nagu neid püsivaid kunstripsmeid ka panna. Mulle meeldivad siuksed hästi lopsakad ripsmed ainult nagu full glam meigiga, mitte nii-öelda igapäevaselt. Päris hästi tuleb see meik maha. Ma olen järgmised 3 päeva üksi kodus, sellepärast et Kevin läks kuskile Ida-Virumaale 3 päevaks tööle. Ja minu jaoks on see nii harjumatu, sellepärast et mida ma teen 3 päeva üksi kodus ja kõige keerulisem see, et mida ma süüa teen 3 päeva, sest ma ei ole enam harjunud nagu ainult endale süüa tegema. Mis on tegelikult veider, sellepärast et Kevin on vähem kui aasta aega olnud kaitseväest väljas, ehk siis ma tegelikult just olin ülipikalt pidevalt siin üksi. Aga nüüd, kui ta on jälle siin, ma ei tea, mis iganes 9 kuud või kui kaua olnud nagu kodus igapäevaselt ja kui me käime kodust ära, siis me käime ka koos, on ju. Et kui ta 3 päevaks ära läheb, siis see tundub jälle nagu nii pikk aeg ja ma ei oska jälle mitte midagi üksi teha. Ja täna ma ilmselt lähen jõuksi, sellepärast et eelmine nädal me jõudsime ainult 1 korra jõuksi. Ja kui ma käin üksi jõuksis, siis ma teen alati jalgu, sellepärast et ma ei oska üksi mitte midagi muud teha. Ma ei ole nagu see tüüp, kes on aastaid jõuksis käinud, vaata, oskab kõike, hull jõuksi mimmu. Nii et jalad tunduvad siuke kindla peale minek. Jõuksitrenn ja mis on umbes 6000 sammu hiljem. Ma mõtlesin, et on ainult üks viis, kuidas ennast premeerida. Ma teen kaerahelbeküpsiseid. Ma ostsin hiljuti omale kofeiinivaba kohvi, sellepärast et minu kohvi joomine on täiesti lappes. Mingil hetkel ma jõin vahepeal 5 tassi päevas, siukest nagu suuremat tassi ja õhtuti ka. Nii et nüüd ma olen otsustanud, et ma joon nii-öelda päris kohvi hommikul ja lõunal ja kui ma tahan õhtul kohvi, siis ma teen seda kofeiinivaba. No ma saan kindlasti vahest aru ja päris kohv on kõvasti parem, aga noh, see ajab nagu asja ära õhtuti. Me saime Maigilt pildid kätte ja need on nii lahedad. Selleks ajaks, kui see vlog YouTube'i üles saab, ma olen täiesti kindel, et vähemalt üks nendest piltide seeriast on juba üleval. Nii et minge kindlasti Instagramis vaadake. Aga see hobustega pildistamine oli selles mõttes ka keerulisem, et mitte ainult meie ei pidanud ilusad olema, vaid ka hobustel on kindlad reeglid, kuidas nad peavad piltide peal olema, et see oleks nii-öelda justkui ilus hobuse fotograafia. Näiteks nende kõrvad peavad olema niimoodi üleval, sest et muidu nad näevad välja nagu eeslid. Ma ei tea, minul polnud vahet, sest minu arust on hobused igatepidi nunnud, aga professionaalide arvates peab ikkagi olema nii nagu on õige.
nii et see võttis juba seda pildivalikut väiksemaks, mida me saime. Ma mõtlesin, et ma võtan siis üheks selleks üksi olemise päevade ülesandeks taas kord kapikoristuse. Ma tegin seda mingi pool aastat tagasi, aga mul on ikka nii palju riideid, et need ei mahu kappa ära ja ülipaljusid ma isegi ei kanna. Näiteks need 2 kappi, siin on minu omad ja jep, siis see kõige ülemine sahtel on minu oma ja siis ka siin kapis on veel mulle 2 sellist kohta, pluss seal üleval on mul kotid, sokid ja kõik muu selline paht. Siin all on kingad ja kotid. Selle kleidi ma muideks just ostsin uuskasutuskeskusest. See oli mingi 18 €. Ma mõtlesin, et äkki ma saan sellega kuskile üritusele minna. See istus ülihästi seljas. Aga tegelikult mul ongi see, et ma viimasel ajal üritan kaltsukaid pigem vältida, sellepärast et üks põhjus, miks mul on nii palju riideid, mida ma ei kanna, ongi see, et ma käin kaltsukates ja ostan sealt kokku odavaid asju, mis on minu suuruses, aga siis hiljem ma ikkagi ei kanna neid. Ma arvan, et ma teen nii, et ma lihtsalt nagu tõmban absoluutselt kõik asjad omal siit kapist välja. Täiesti otsast peale. Ma tõmbasin ühe riiuli ainult välja ja neid asju on juba nii palju. Ma tean, et ma mõtlesin, et ma tõmban kõik asjad korraga välja, aga mulle tundub, et ma teen ikkagi riiuli kaupa, sest et ma olen suht kindel, et ma lihtsalt ei jaksa kõike korraga sorteerida, neid asju on nii palju. Siin on kohe esimene näide pükstest, mis ma ostsin ja ma ei ole neid mitte kordagi kandnud. Ma arvan, et ma jagan need asjad esialgu 3-ks. Teen 3 hunnikut, asjad, mis ma kindlasti jätan alles, asjad, mis ma võib-olla jätan alles ja asjad, mis lähevad kindlasti kapist välja. Ja siis kõige viimasena vaatan uuesti üle need võib-olla asjad ja otsustan. Need ma tegelikult praegu panen, ma arvan, selle võib-olla alla. Järgmine asi kohe jällegi kaltsukaleid, nagu näha, silt on küljes. See on lihtsalt selline suvel saad nagu ujukatele peale visata. Aga kui aus olla, siis ma suvel ei kandnud seda absoluutselt. Ma arvan, et ma lihtsalt viskan selle kapist välja. Ma pean tegema omal südame kõvaks ja viskama päriselt välja asjad, mida ma ei ole kandnud aasta aega. Sest et kui ma ei ole neid kandnud, siis ma ei hakka ka neid kandma, olgem ausad. Vot nendega ma olen ülipalju mõelnud, mida teha, sellepärast et need on kõige tavalisemad mustad skinny teksad. Ja ma ei ole neid kandnud, aga need tunduvad sellised nagu kapis olevad basic asjad, mis peavad olemas olema. Et äkki mul kunagi läheb vaja, mis sest, et ma ei kanna neid, aga need on mustad basic püksid, need peavad ju olemas olema. Ma näen need võib-olla alla. Taaskord kaltsukas. Kui ma selle ostsin mingi 2 €, siis ma mõtlesin, et see annab sellist nagu veits old money vibe'i, aga ma ei kanna seda, nii et ma viskan selle kapist välja. Seda kardigani ma mingil hetkel kandsin ülipalju, kui ma selle ostsin. See on tegelikult mega ilus ja see oli üsna kallis, aga nüüd ma ei ole seda mingi ülipikalt kandnud. Kuna ma ei ole seda kandnud, siis ma viskan ta lõpuks välja. Ma olen mitmel kapikoristuskorral mõelnud, mida sellega teha. Ma olen alati alles jätnud, aga ei ole kandnud, nii et see läheb välja kapist. Mul sai esimene sahtel sorteeritud ja ma olen nii uhke endale, sellepärast et see hunnik siin on asjad, mis ma alles jätan. See on võib-olla hunnik seal. Ja see on asjad, mis ma juba esimesest riiulist kõik ära viskan. Juba ainuüksi nende arvelt mul tuleb nii palju ruumi juurde kappi. Ma vist pole kunagi nii nii-öelda külma südamega lihtsalt oma riideid kapist välja visanud. Ma olen nagu nii tann nendega. Nii, mul on veel mõned asjad, mis lähevad pessu ja need võib-olla hunnikud, aga vaadake juba praegu seda vahet. Need on siis need 2 suurt sahtlit. Siin ülemisel on mul sellised igapäevased viisakamad asjad. Ja siin on ju seelikud, pluusid, T-särgid, kampsunid, pikad käised ja seal taga on püksid. Siis alumine riiul, see parem pool on spordiriided ja vasak pool on koduriided. Aga nagu see on juba nii palju puhtam ja mul mahub siia riideid vajadusel juurde ka. Ja see on siis see suur sahtel. Siin on mul peamiselt suveriided praegu. Ehk siis topid, seelikud, püksid ja kleidid, seelikud, pikad. Vaatame kiirelt üle ka selle, mis mul siin kapis on. Siin on nii palju asju, et ei tule lahtigi. Selle
pidžaama komplekti sain ma kuskilt second hand'ist reaalselt. See on Victoria's Secreti oma. Ma peamiselt kannan neid pükse, aga vahepeal seda täiskomplekti ka. Need on ülimugavad ja pehmed. Nii, see kleit, selle ma alles ostsin, nii et see jääb kindlasti alles. See kleit, kes on vaadanud minu Londoni vlogi, siis selle ma ostsin sellises poes nagu House of CB omale eelmise aasta sünnipäevaks. See oli mingi 200 €, nii et see on mu kõige kallim kleit vist üldse kapis. Aga see on üliilus. Ja House of CB on mu unistuste kleidifirma. Nii, siis on siin üks selline lihtne must kleit, sellega ma olen käinud presidendi vastuvõtul tööl. Little black dress, väike must kleit peab olema igal naisel on ju. Siin mul eriti palju asju ei ole, mida ära visata. Ja vaadakene, see on minu ülikooli lõpukleit eelmine aasta. Või lõpetasin, issand, ma ei mäleta, kas ma lõpetasin eelmine või üle-eelmine aasta. Siuke täiega printsessikas. Isegi see kleit ei olnud nii kallis kui see House of CB oma. Neid pükse ma pean proovima. Need on ka praegu sellises võib-olla. Need on coolid. Ma arvan, et need ma kindlasti jätan ikkagi. Teisel pool on mul siin paar triiksärki. Ma tegelikult tahaks osad asjad sealt kappidest tõsta siia, sellepärast, et mul on siin nendes nagides ruumi ja mul on ka neid riidepuid üle. Nii et siis ma saan sealt asju vähemaks. Ilmselt mingid kleidid ja seelikud panen siia, pluss asjad, mis kortsuvad kergesti. See on mõistlik. Ja need on siis sokkide ja aluspükste aluspesu kastid. Need ma pean ka kindlasti üle sorteerima, aga mitte video peal. Ja siin all mul väga segamini on erinevad kingad. Need kingad ma ostsin samas kohas, kus selle heleroosa kleidi ehk House of CB. Ma sain need 13 €, muidu olid need mingi 80, seal oli päris hea soodukas nendele. Aga need kontsad on nii kõrged, et väljas ma väga ei saa kõndida nendega, kui aus olla. Need on minu lõpukingad, sellised mega ilusad sädelevad. Aga vaatame võib-olla natukene seda võib-olla hunnikut siis koos. Esiteks, mul on selline ülilahe seelik. Mulle meeldib see värv, see tegumood, see minu arust nii lahe ja teistsugune. Aga ma ei ole seda mitte kuskil kandnud. Ma tegelikult ostsin selle sellepärast, et kuna mul on selliseid üritusi tööalaselt, nagu näiteks Eesti muusikaauhinnad ja Eesti laulud, kus ma saan käia tänu tööle, siis ma tahan, et mul oleks nendel käimiseks selliseid lahedaid fashion asju, on ju. Et ma oleksin ikkagi stiilne. Oh my god, okei, tegelikult ma arvan, et selle ma teen kindlasti alles ikkagi, sest ma ei ole jõudnud seda kanda ja ma armastan seda värvi. Ma tunnen ennast nagu kõhutantsi sellega. Siis näiteks sellised tavalised mustad teksapüksid. Mulle meeldis nende lõige, need on nagu sirge lõikega, need ei ole otseselt skinny jeansid. Ja see mulle nende juures meeldis. Need ma sain ka minu arust kaltsukast. Aga praegu, kui ma vaatan, need on jumala ilusad. Need istuvad nii hästi, need on pehmed, need venivad. Vau, need tõesti meeldivad mulle. Need ma vist jätan ka ikkagi alles. Aga kui ma need jätan alles, siis ma arvan, et need täitsa mustad skinny jeansid ma viskan kapist välja. Selline väike suvine kleidike. See oli mu ema oma kunagi, ma sain oma emalt selle. See muster on üliilus. Tegelikult see lõige on ka minu arust selline cool. Aga ma vist pole sellepärast seda eriti kandnud, et see siit eest on nagu hästi avatud. Iseenesest see on ülimõnus, siuke lendlev. Selle puhul ma vist ootan Kevinit, kui küsin temalt ka nõu. Siis veel üks suvine kleidikene. Selle ma ostsin peamiselt selle värvi pärast, sellepärast et lilla on mu lemmikvärv ja mulle tundus, et just see tooni lilla on nagu eriti ilus. Ja mulle meeldis hullult see seljaosa ka, see paljas seljaosa. Aga ma ei tea, eest see kuidagi nagu ei ole väga ilus. See esiteks on veits ebamugav, see rindade koht on liiga üleval, vale koha peal. Ma arvan, et see lihtsalt ei tee minu jaoks nagu midagi head otseselt, nii et ma arvan, et selle ma viskan kapist välja. Monteerin hetkel seda videot kokku ja nagu ikka on mul lõpetus puudu. Nii et siinkohal ma lõpetan selle video ära ja nagu ikka pange like, subscribe. Minge vaadake üle minu Instagram, jälgige mind ka seal ja näeme juba järgmises videos.